Tere päevast ja aitäh kutsumast. Ma saan aru, et ma olen täna siin ühe juhuse tõttu. Seepärast, et kui ma olin viimati Narvas konverentsil kolledžis, see oli nüüd üks paar kuud tagasi, siis kes on mind ennega kuulanud, teab, et ega ma ju enne, kui ma rääkima hakkan, ei tea, mis ma räägin. Ja mul tulevad igasugused niisugused näited ja mõtted ja seal ma isegi ei mäleta, kuidas see tuli teemaga seoses. Ma lihtsalt improviseerisin sellel teemal, et kui mina peaks praegu õpetama vene lastele kevadet, et mis ma teeksin. Ja ilmselt see tuli nii naljakas välja, et keegi oli seda kuskil rääkinud, kuulujutt oli jõudnud tänase konverentsi korraldajateni ja ma sain kirja endale üllatuseks, et meil on nüüd niisugune konverents, et tulge nüüd siia, rääkige ka sellest samast. Minu häda on see, et ma ei saa 2 korda sama rääkida. Ma ei oska. Aga ma ikkagi mõtlesin välja siiski midagi, tegin isegi üleöösel slaidid, aga ma räägin natukene seda, mis seal on, aga enne natuke muud ka. Kõigepealt natuke sellest, mis mul praegu eriti südamel on, vaadates siin otsa mitmele inimesel, keda ma tean. Ma kutsun neid, keda ma tean ja neid, keda ma veel ei tea, aga tahan tundma õppida. Nimelt ma olen praegu tegev koos Haridusfoorumi juhatusega järgmise Haridusfoorumi kokkukutsumisega. Eelmine oli Narvas. Eelmise teema muide oligi seesama asi. Ja teema oli selline, kuidas saavutada kooli ja kogukonna koostöö üleminekul eestikeelsele õppele. Natuke see on see, millest nüüd natuke tagurpidi häälestuses rääkis Jüri. Ja me nagu läksime Narvas lahku tõesti sellel hetkel, kus veel kõik alles hakkas toimuma. Ja see, millest me seal rääkisime, olid tõesti hirmud ja ohud, aga ka võimalused. Ja oli täiesti selge, see oli aasta tagasi, et tõesti, ega täpselt keegi ei tea, mis hakkab juhtuma. Ei saagi teada, aga oli teine asi ka selge, et see nõuab kõikidelt osapooltelt head tahet. Kõigepealt head tahet. Head tahet ja arusaamist, et keegi täpselt ei oska ja koos tuleb edasi minna. Ja nüüd, kui vaadata nüüd seda uut situatsiooni, siis meie tänavuse Haridusfoorumi teema on sellest uuest situatsioonist lähtudes nüüd muidugi tehisaru. Ja tehisaru sellest aspektist, mida minu meelest ei ole veel niiviisi arutatud, sest kõik räägivad tehisarust praegu igas kontekstis. Aga meie panime selle fookuse sellele, mida see tehisaru tulek, mitte ainult kooli, vaid üldse igale poole, töökohtas igale poole, mida see teeb nüüd sellega, mida me ootame koolilt, üldhariduselt. Sest kui tehisaru oskab teha kõiki kirjandeid, kõiki ülesandeid, kõike seda, mida seni on õpetatud, kui on õpetatud vastuseid ja hinnatud häid vastuseid ja tehisaru teeb head vastused valmis, siis me oskame muidu kõik öelda, et järelikult siis tuleb õpetada küsima. Aga kuidas seda teha? Ma ei tea, kas eile keegi vaatas, oli see presidendi raamatuklubi, seal oli Jaan Aru. Jaan Aru ka käib nüüd nagu samanegi pühava jutlusta igal pool ja räägib igal pool seda sama asja ja ma olen temaga väga-väga nõus, et kui tehisaru teeb nii palju asju ära, mida inimene seni arvas, et ainult tema oskab, siis tegelikult kõige tähtsam on see, et me saame aru, et inimese, nagu tema ikka näitab, Jaan näitab alati siia, et inimese see, mis siin on, et see on määrav, et see peab jõudma ette sellest tehisaru nii-öelda arengust ja kasutamisest. Ja muidugi ma kohe küsin, aga kuidas seda teha? Kas vastus on, et õpetada veel ja veel matemaatikat, tehnoloogiat, matemaatikat, digit ja veel rohkem digit ja ikka sinnapoole edasi füüsikat ja digit ja matemaatikat? Mina olen niisuguse paralleeli siin toonud, et kui hakati sõitma autodega, siis ei olnud ju nii, et inimesi hakati õpetama kiiremini jooksma kui auto. Mina küll mäletan, kui mina käisin koolis, see oli väga ammu, see oli möödunud sajandi keskel. Ja siis meie küll pidime õppima sisepõlemismootorit. Ma arvan, et tänapäeva lapsed enam sisepõlemismootorit ei õpi. Ja mulle tundub, et me läheme nüüd tegelikult selles mõttes uuele ringile kogu haridusmõttega ka, et me peame tõesti nullist hakka mõtlema, kuidas me inimest arendame. Mitte teadmisi, vaid inimest.
Ma olen isegi nimetanud seda mõnikord nii, et me läheme tagasi Sokratese juurde, alguse juurde. Ja sellepärast räägime siis kevade õpetamisest, millest tahes. Esimene küsimus on, miks seda vaja on? Miks õpetada kevadet, miks õpetada ükskord ühte, miks õpetada, ma ei tea, keemiavalemeid, kas üldse peab õpetama keemiavalemeid, miks üldse koolis käia? Miks peab oskama eesti keelt? Elades Eestis, see on nagu poliitika küsimus. Aga miks peab Eesti kultuuris olema kodus? See on teine küsimus. Ja niiviisi arutledes ja sellele palju mõeldes ja tulles nüüd täna siia ja Tartus sõites palju aega, bussis 2 tundi, võtsin mina ette, ma olen neid enne ka lugenud, võtsin siis ette ikkagi need samad meie õppekavad, mis praegu on. Sest üks meie mõte sellel haridusfoorumil ka on jõuda sinna, et me sellele komisjoni, mis praegu ministeeriumis tegeleb õppekava arendusega, siiski anname ka mingeid sisendeid või ideid või müksusid, kuidas me peaks suhtuma õppekavasse, sest kui ma kuulen ka seda, mida räägivad need IT-mehed ja need arendajad ja tehisaru arendajad, et võtame praeguse õppekava, söödame selle tehisarule sisse, siis tuleb jube ja õppetöö. Ma kardan, et see ei tule välja. Kunagi vanal ajal selles mõttes, et kui oli veel, kõik oli uus, kõik need samused Sputnikud ja kõik oli uus, siis meil Tartus omavahel oli niisugune kõnekäänd veel siis, kui me seal Vooglaiu laboris olime, et me siin näeme, kuidas tegeldakse, kuna me olime selles Nõukogude süsteemis, eks ole, tegeldakse sõnniku vankri optimeerimisega raketimootori abil. Ja mulle tundub, et ma ei taha küll öelda, et see praegune õppekava on sõnniku vanker, aga kindlasti see õppekava on väga kaua ju arenenud ja ma olen ise olnud kunagi, neid pädevusi me välja mõtlesime, sõnastasime seal juures ja kõik, aga mulle tundub, kui ma täna teda hommikul lugesin, et ma võtaks ta otsast peale, kirjutaks ta ümber. Teises keeles ja teistpidi. Et oleks selge milleks. Ja üks milleks, millest ma siis konkreetselt täna räägin, on just see, milleks õpetada kirjandust. Milleks selles koolis, kus lapsed saavad anda tehisarule ülesande, et ta ruttu selle sama kevade ümber jutustaks ja siis selle ümberjutustuse ruttu pähe õppida või õpetajale koguni kirjandi põhjal anda, miks siis siin peaks veel õpetama kas kevadet või mis tahes muud asja. Ja mõned siis niisugused vastused ja see kõige üldisem on nüüd see, millest ma väga harva kuulen räägitavat, kui me räägime kogu keele ja keeleõppest. Ja veel eriti mul teeb haiget, ma jään haigeks, kui ma kuulen, et me õpime riigikeeles. Ja ma kuulen, kuidas riik räägib inimesega suure masina häälega. Ja me õpetame kõiki rääkima suure masina häälega. See, mida me tahame ju, ei ole, et me kõik räägiksime üksteisega riigikeeles. Las see riik räägib, sest riik tegelikult ei räägi, ta ei ole inimene. Tehisaru ka ei ole inimene. Me peaksime õppima rääkima inimese keeles ja just nimelt siis eesti keeles rääkides siis eesti inimese keeles. Mis tähendab seda, et meil on kaasas kogu see varu, mida ajuuurijad ei suuda avastada, see on see, mis tuleb kultuuriga, mis tuleb kuskilt hoopiski kaugelt, võib-olla evolutsioonist, loodusest ja mida me saame nii-öelda hõlmata, tajuda ja enda sisse võtta läbi väga paljude asjadega, üks nendest kindlasti on kirjandus. Ja sellepärast minu jaoks see, et me läheme üle eesti keeles õppimisele, tähendab, et me läheme eesti kultuuri õppimisele. Ja nüüd, kui me võtame nüüd selle eesti kultuuri õppimise, siis muidugi siia tulevad kõiksugused kohe küsimused. Ma olen on vist teada, et palju tegelenud selle sama integratsiooni ehk nüüdses eesti ilusas keeles lõimimisega. Ja praegune lõimimise niisugune eesmärk, kuna ma tegin ka lõimimismonitooringut ülemine aasta, seal on selgesti olnud esimene eesmärk on identiteedi kujundamine, eesti identiteedi kujundamine. Keeleoskus ise ei kujunda identiteeti. Võib olla eesti identiteet ka ilma eesti keelt hästi oskamata. Sedes me oleme sotsioloogidena juba ammu olnud veendunud, meil ei ole õnnestunud seda ka näiteks meie poliitikutele selgeks teha. Et näiteks kui kenad inimesed Narvas või Toilas või nii edasi, vanemad inimesed on südames Eesti patrioodid, armastavad Eesti loodust, on igatepidi meie inimesed südames kaasas, et siis neile ütleda, et see, et sa
eesti keelt hästi ei oska, see tähendab, et sa ei ole Eesti inimene. Nii et meil on mingid nagu formaalsed arusaamad, keelt ei oska, tähendab midagi, pass on üks, tähendab midagi, aga sotsioloogina me näeme, et tegelikult seal on alati ka teine pool. Võib olla õige pass, nii-öelda õige keel, aga inimene ikka ei ole see, keda me tunneme, et ta on Eesti inimene. Ja siin siis seesama kirjandus, läbi kirjanduse. Me jõuame selle ukseni, mille kaudu meile tuleb sisse see, ütleme siis selle koha, selle paiga, selle ajaloo, selle looduse tunnetus läbi emotsionaalse elamuse, läbi iseenda asetamise sellesse konteksti. Kõik, kes on ülikoolis kunagi olnud või hiljem kuulnud Lotmanist, võib-olla ka mäletavad seda Lotmani seletust, mis vahe on, kui lugeda kirjandusteost kui infot millestki ja lugeda kirjandusteost kui kunstiteost. Mäletate? Kes mäletab? Lotman toob näiteks Anna Karenina. Ütleb, me saame lugeda Anna Kareninat kui nii-öelda politsei protokolli. Lugu ühest naisest, kes murdis oma mehele truudust, eks ole, siis ei saanud oma lapsele hooldusõigust ja siis viskas ennast rongi alla. Politsei kroonika. Ja võime lugeda Anna Kareninat nii, et ka siis, kui me oleme meessoost, me loeme seda ja tunneme, mina olen Anna. Ma arvan, et see on lühike, lihtne ja väga sügav ja õige selline vahe tegemine. Ja kui me hakkame koolis nüüd praegu koolilastele tunnis andma lugeda raamatuid või õpetame kirjandust, siis mida me teeme? Kas me õpetame neid lugema midagi kirjandusest, midagi nendest asjadest, mille kohta see raamat räägib? Või me õpetame neid lugema nii, et see annab neile endale võimaluse iseendast midagi leida, avastada? Kui ma vaatan seda sama meie õppekava, siis neid sõnu ma sealt ei leia. Ma leian sealt rohkem kirjandusest, aga mitte kirjanduse seest kõnelevaid asju. Sellepärast on tegelikult ju üsna ükskõik, kas me alustame kevadest või mingist muust raamatust. Kõigepealt seesama küsimus, see hoiak. Miks me arvame, et lapsed, noored võiksid ja peaksid just nimelt neid raamatuid lugema või kuidas nad üldse peaksid lugema? Praegu ma teen kõikide muude asjade kõrval, vaba pensionär, nagu ma olen, suurt uuringut Eesti raamat 500 teatavasti on, mille niisugune nimi on, mida loeb eestlane aastal 2025. Just eestlane, kuna meil saime väikse raha, nii palju raha ei saanud, et oleks saanud teha 2 keeles uuringut ja aega ka ei olnud, nii et praegu on seal tõesti ainult eestlased. Muidugi peaks seda tegema ka kõikide hulgas, aga praegu on see niisugune. Ja seal siis on näha, et tegelikult see probleem, kas üldse lugeda, kas üldse raamatuid loetakse, et see on tegelikult praegu väga tõsine probleem. Me oleme kuulnud iga päev selliseid jutte. Nüüd üldse keegi enam raamatuid ei loe. Ja veel pikki, suuri raamatuid üldse ei loe. Ja noored kohe ei loe üldse mitte. See on noorte piinamine. Noori ei tohi sundida. Miks peaks neile andma veel mingid jumal? Nad peavad lugema ju 200 lehekülge. Ja siis öeldakse, pole viga, küll tehisaru loeb nende eest. Tehisaru teeb nendest 5 lehekülge, ongi korras. Niisiis me peame endale vastama küsimusele, mida see lugemine tähendab ja mida see mitte lugemine tähendab. Ja siin on just see, mida Jaan Aru rõhutab ja teised ajuuurijad. Tegelikult lugemine on hoopis teistsugune asi, kui me mõtleme. Lugemine on tegelikult kõigepealt aju arendamine. Enne see veel, kui ta jõuab selle kunstilise elamuseni, on lugemise protsess ise lihtsalt aju arendamine, teatud seoste loomine, teatud oskuste loomine, aju kui meie mentaalse muskli treenimine. Ilma lugemata, lugemine on ainus, tähtis on just see, mida ütleb ka Aru, lugemine on ainus kultuuriliselt välja kujunenud selline tegevus, mis ajus just nimelt neid teatud oskusi, neid teatud seoste loomise võimekusi tekitab.
muide, kui me kuuleme audioraamatut, siis need sellisel viisil ei teki. Ja nüüd edasi. Mis siis see tähendab? Soomlased tegid ka lugemisuuringu 2 aastat tagasi, aga kui meie rõhk on praegu sellel, mida inimesed siis tegelikult loevad ja mis see neile annab ja nii edasi, siis soomlastel neil ei olnud suurt kvantitatiivuuringut, oli rohkem intervjuud ja fookusgrupid, keskendusid just nimelt neile noortele, kes ei loe. Ja miks nad ei loe? Ja sealt tuli välja, neil on seal väga põnevad need niisugused arutelud, et on küllalt suur hulk lapsi, noori, kes lausa vihkavad lugemist. Mitte lihtsalt ei loe, vaid vihkavad lugemist. Ma usun, et siin olevad õpetajad on ka kindlasti selliseid lapsi näinud, kahjuks vist sagedasti poisse, kes tõesti ei salli kohe, kui neid lugema sunnitakse. See on neile ebameeldiv. Meie uuringust tuleb ka välja, ma olen juba neid andmeid natuke kokku võtnud, et kui ma kujutan ette, et ma olen õpetaja klassis ja mul on seal, ütleme, ma olen õpetaja, meil algab peale 15-aastasesse, me lapsi ei küsitlenud. Kui ma olen õpetaja järelikult, siis kuskil, eks ole, 9. või 8. klassis. Et siis, kui mul on 20 õpilast, siis statistiliselt, kui ma võtan praegu, mis pilt mul tuleb, on nii, et mul on keskmises koolis, ma räägin, et see on kuskil mingi eliitkool Tartus või Tallinnas, see on keskmine kool. Keskmises koolis võiks olla niiviisi, et mul on seal kuskil 1-3, võib-olla, kui veab 4, põhiliselt tüdrukut, võib-olla on ka poiss, kes tõesti armastavad lugeda, loevad palju, kellega ma võin rääkida mis tahes raamatust, kes jälgivad ise seda, mis tulevad uued raamatud, kellega me oleme nii-öelda dialoogipartnerid, õpetaja-õpilane. Mina armastan lugeda, tema armastab lugeda, ma vahetan muljeid, mul ei ole tunnet, et ma pean talle veel selgeks tegema, et peab lugema. Siis seal on teine osa, kah kuskil võib-olla 1-3, 4, kes ütlevad, et ta loeb iga päev. Ta on kogu aeg loeb. Aga mitte neid raamatuid, mis mulle siin, mitte neid Eesti mingit jama, eks ole. Ta oleb inglise keeles. Ta oleb kogu aeg, ta oleb ekraanid, ta oleb digis või nii, aga inglise keeles ma leian ju palju rohkem asju, mis mind huvitavad, nii nad mulle kirjutavad, vastavad ka. Inglise keeles on rohkem seda, mis mind huvitab. Ja teiseks, ma saan inglise keelest paremini aru, ütleb Eesti laps. Ja siis on selles klassis, kus nüüd 6-7 või siis need, kellega ma siis saan rääkida lugemisest nii, et nemad vastavad, mina küsin, nemad küsivad, mina vastan, me oleme lugejad. Siis tuleb edasi veel 3, 4 või 5 rohkem poissi, kes on päeva läbi arvutis. Aga nad ei loe, tõesti. Nad mängivad, nad teevad igast asju, TikTokid, muud asjad ja nende jaoks tõesti lugemine, mingi raamat veel pika teksti või on täiesti niisugune asi, mis on neile võõras ja ebameeldiv. Aga siiski nad tegelevad. Ja siis on kindlasti veel kuskil, on klasse, kus neid võib-olla rohkem, on siis need poisid-tüdrukud, kes on üldse kogu sellest, nii-öelda, võiks öelda siis sellest vaimu või mentaalsest ilmast nagu väljas, on neile kõik ebameeldiv ja raske, nad teevad midagi hoopis muud, neile see ei meeldi, kõik nad teevad võib-olla sporti või midagi muud, aga kõik see nii-öelda vaimu pingutamine, kõik see neile üldse istu. Me tavaliselt, kui me räägime mingitest ilusatest asjadest ja näidetest, me räägime nendest esimesest 3-4 õpilasest. Me räägime vähe nendest, kes on seal tagapool. Nendest, kes üleüldse on eemal täiesti kogu igasugust. Nendeks me teame, et need kukuvad koolist välja ja lõpeta põhikool ja siis me mõtleme, mis nendega pärast teha ja mõtleme, see ongi nii, mis teha. Nendest, kes on praegu ainult digis, öeldakse, et nemad ongi tuleviku inimesed. Need, kes praegu loevad, need on mingisugused niisugused, nii-öelda jäänukid. Vot see on õiged noored ongi need, kes ei loe. Ma loen siin 2 päeva tagasi ilmus või jõudis minuni tegelikult Müürilehes, kirjutatud meil suured asjatundjad, professorid, akadeemikud, noored üldse ei loe, noored on ainult digis. Minu andmed ei näita seda, minu andmed näitavad, et loevad küll. Aga tõesti neid noori, kes tõesti ongi digis ja ei loe seal juures. Neid on ka ja neid on tõepoolest, võib-olla igast 10-st 3, 4. Ja mis siis nendega teha? Kas neile on mõtet õpetada lugemist, tuua raamatud või mitte? Ja siin nüüd ma tulen tagasi selle jutu, mis Jaan Aru räägib. Kui me tahame, et meie noorte ajud areneksid, kui me tahame, et nad oleksid võimelised ka tehisaruga konkureerima, kui me tahame, et siin Merkod ja teised saaksid tõesti endale noori, kes on tänapäeva või tegelikult homse tasemel sellise nii-öelda mentaalse ettevalmistusega, siis ilma lugemata see ei teki.
Ja see on nüüd enne kirjandust veel, see on enne ilukirjandust, see on lugemine kui selline. Seda ütlevad ka soomlased selles samas uuringus, et mis on neile ka selge, me peame lahutama tänapäeval 2 asja selgesti. Üks on see suur ülesanne kõigepealt õpetada nii lugema, et lugemine ise enam ei ole raske. See on nii, nagu teate, klavari või viiulimäng, eks ole, kuni sa ikka tunned, et sa hästi hakkama ei saa, siis muusikat ei tule. Ja lugemine kui selline peab olema sorav, kerge ja märkamatult toimuma. Seda on ka tehisaruga suheldes vaja. Teatavasti ka ChatGPT väljastab kirjutatud teksti ja neid tuleb ka osata lugeda. Järelikult see on esimene asi. Kui meil on ikkagi niisugune probleem, et meil põhikooliski veel on neid lapsi, kes praktiliselt, kelle lugemine on raske. Ja kui mina kuulen ülikoolis, kui öeldakse, oi jumal, ei tohi anda üliõpilastele nii pikki, nii palju tekste. Nad ju ei suuda, see on ju raske lugeda. Siis see näitab, et see on tõsine probleem. Lugemine kui selline esimene asi. Ja teine on siis juba see kirjanduse lugemine, ilukirjanduse lugemine. Ja mitte ainult ilukirjanduse, ka filosoofilise kirjanduse lugemine. Üldse mõttekirjanduse, sellise kirjanduse, mis tõesti sind sisemiselt viib siis sellesse muude vaimsesse ruumi, kultuuriruumi, kõige selle juurde, mis teeb inimajust midagi teist, kui on tehisaju. Seda sama inimese võimekust olla sellele tehisajule mitte lihtsalt partner, vaid ka olla see, kes on tõesti küsija, kes on tõesti määraja, aga selleks ei ole mitte tarvis kiirust, vaid on tarvis sügavust. Ja mida ka rõhutatakse, ja ma olen sellega väga nõus, et tegelikult on lugemine ka selles mõttes üks väga oluline niisugune võimalus, kui meil kõik kiireneb ja kiireneb üle inimvõimetegi, siis selleks, et inimene nii-öelda ei läheks nagu arvuti jookseks kinni, on vaja inimesele luua need nii-öelda ruumid, kus ta on võimeline võtma nii-öelda aja maha sellelt pinnaliselt kiirustamiselt ja jõudma sinna, kus on tõesti see nii-öelda vaikusega kaasnev sügavuse hetk. Ja lugemine on ainulaadne protsess, mis seda võimaldab. Meie noored kardavad vaikust, meie noored peavad igale poole panema juurde tümpsu, meie noored nõuavad, et oleks kohe ruttu kõik, meie noored nõuavad seda, et miks te siin räägite pool tundi, kui TikTokis ma kuulen 30 sekundiga kõik ära. Sellest rattast astumiseks on lugemisnauding, raamatukoolek ka üks väga tõsine ja võib-olla isegi ainus niisugune kõigile kättesaadav võimalus ja siin me tuleme veel ühe asja, see on vaimne tervis. Kui me räägime sellest, kuidas moodi meie noorte vaimne tervis on järjest tõsisem probleem ja lahendust leiame psühhiaatrite ja psühholoogide laiemas ettevalmistamises tulekus igasse kooli, igasse klassi, võib-olla igasse kodusse, siis meil on olemas. Seni, kuni ei ole tõesti meditsiinilise probleemiga tegemist, meil on olemas see kodune abi. See on raamaturiiulis. Sest väga paljud need hädad, need mured, need üleelamised, need konfliktid, need kahtlused, need meeleheited on ju läbi elatavad läbi raamatute. Ja see on väga tõsine asi. Praegu räägivad inimesed, kes õpetavad, õpetajadki, et on suur teema, et luulet enam ei osata lugeda. Järelikult ei ole omandatud seda võib-olla inimkonna jaoks kõige võib-olla vanemat oskust läbi laulu, läbi luule tegelikult oma emotsioone nagu iseendale ja teistele arusaadavaks teha. Kuidas me oleme luule juurest ära läinud? Jällegi, ei ole kõik kindlasti. Seesama jaotus, kui ma vaatan neid oma andmeid, noorte hulgas muide, isegi on natuke tõusnud seesama luule lugemise huvi võrreldes keskealistega. Muide, keskealised, praegu kui ma vaatan seda pilti Eestis, keskealised, see on siis 45 kuni seal kuskil 55, see keskmine nagu meie ütleme, kohort, on kõige vähem lugeja. Kõige vähem kirjandusest mõtleja, tundja, kõige väiksema kultuurihuviga. Arvestagem, et siin on veel vahe meeste ja naiste vahel. Umbes 2 kultuurihuvilise naise kohta on 1 kultuurihuviline mees. Tähendab, me räägime isadest, me räägime ka direktoritest,
me räägime kõikvõimalikest otsustajatest, kelle jaoks kogu see teema, kõik kultuur ja muu, see on üks niisugune pehmode värk ja humanitaaria, mis kaob ära, tehisaru, jumal tänatud, lõpetab selle humanitaaria jama üldse ära. Nii et see on ka üks probleem, meil taust on selline. Aga noorte hulgas on näha juba tegelikult, seal on üks tõus, seesama 15-aastaste seltskond, kus ma näen, et on rohkem juba neid, kellel on seda sama luulehuvi, eks ole, ja kõik neid võiks seda vanu pehmeid huvisid. Aga see on üks osa ainult. Järelikult, selleks, et aidata Eesti, ma räägin siin Eestist, Eesti noori, olgu nad eesti või venekeelsed, selles praeguses ja homses maailmas hakkama saada, seesama raamatute lugemise nautima õppimine, ütleme niiviisi, enese juurde tulek läbi kirjanduse ei ole mitte lihtsalt üks ainevaldkond, vaid see on selline pädevus, millel me isegi nime ei ole praegu selles meie õppekavas. Meil on seal kultuuripädevus, eks ole, ja suhtluspädevus ja kõiksugused asjad. Aga meil seda iseenesega toimetuleku pädevust niisuguses enesese süüvimise, enese arendamise mõttes, see on nii suur, see on nii hõlmav, et võib-olla seda ei peagi sinna sõnadesse panema, sest see peab katma tegelikult kõik. Aga nüüd selleks, et see kõik töötaks, ongi vaja, see uks tuleb ikkagi mingi võtmega lahti teha. Kui faktiline seis on selline, et see lugemise oskus, lugemisnauding ja nii edasi on praegu kahjuks vähemusele omane kättesaadav, kuidas siis teised sinna juurde tuua. Ja siin nüüd jällegi toetudes sellele uuringule, mis ma ka teen, mida ma märkasin, kui ma vaatasin neid kõige nooremaid. Mul on seal väga palju küsitud ka konkreetsete teoste ja kirjanike kohta. Noored ei tea autoreid. Neid ei huvita, kes kirjutas. Siis ma vaatan, mis raamatud, mis teile meeldib, seal tuleb välja niisugune asi, fantaasia, kujutlusvõime, maailm, millesse ma tahan siseneda. Ühesõnaga, minek kirjandusse ka teiselt poolt, läbi selle sama niisuguse oma ilma ja selle oma ilma niisuguse nagu laiendamise või ka sealt ära mineku, eks ole, fantaasia ilma. Tähendab, nimetame seda lihtsamini ka, kui me võtame ühe raamat ette, siis kas see raamat avab mingisuguse ukse mingisugusesse noore jaoks põnevasse, huvitavasse, köitvasse, toetavasse, väljakutsuvasse mingisse kujutlusmaailma. Iga raamat seda tegelikult teeb, aga see tuleb sealt seest leida. Ja kui ma nüüd sellega seoses mõtlen kevadele, sest kevad on tõesti üks hea näide. Eesti õpetajad ka kurdavad ja Eesti noored ütlevad, mis pagan seda kevadet peaks õppima. Kes enam tunneb huvi, mingi vana värk, eks ole, palkmajad, eks ole, mingid imelikud inimesed, mis nad teevad seal, eks ole, neil ei ole nutitelefone, mitte midagi neil ei ole, eks ole, see ei paku meile mingi huvi, mingi kiviaeg. Ja ma olen ka näinud, kuidas paljud niiviisi nõustuvalt noogutavad, muidugi me saame aru, noortel tuleb teha midagi muud, siin juba ütles ka, kes ütles, see meie tänane moderaator, et ei, või ütles seda Jüri, keegi ütles, Jüri ütles seda, noortel säravad äppi, vilkuvad, säravad seda, mingisugust igavat taluvärki, milleks seda vaja on. Ja selles ongi õpetamise kunst. Mille pärast inglased, britid, küllalt tsiviliseeritud rahvas meiega võrreldes. Ikka õpetavad Jane Eyre'i. Ikka õpetavad neid vanu lugusid. Ikka Oliver Twisti oma lastele. Kas sellepärast, et nad on muinsuskaitse all? Aga kui me räägime lõimimisest, siis ma mäletan, üks kolleeg tuli Inglismaal stažeerimas, see oli küll juba 10 aastat tagasi, ütles, et ta oli täiesti hämmastunud, kui ta nägi, kuidas moodi Inglise koolis, just algkoolis, kus oli väga palju neid teistest maadest ja teisest usust lapsi ja vanemaid kah päris umbkeelseid, kuidas siis selles päris väikeste lastega koos lapse vanemad ja lapsed koos lavastasid koolis Oliver Twisti. Ta ütles, et selle aasta, kui nad seda koos seal lavastasid, olid nii lapsed kui vanemad Inglise ühiskonda üsna tugevasti juba lõimunud. Tulles nüüd kevade juurde, siis tegelikult on ju niiviisi. Et mis see kevade siis on? Ühelt poolt on see ju iseendast igihaljas lugu. Sellepärast, et
igas klassis, ma arvan, igas koolis on ju omad Tootsid ja on omad Kiired ja on omad Imelikud ja nii edasi. Ja on nende vahel need suhted, mis me ära tunneme, eks ole. Ja ma arvan, et ka õpetaja, näiteks kui õpetaja läheks sinna klassi ette ja ütleks, et kui ta on nii julge õpetaja, ma ei tea, kas meil on nii julgeid õpetajaid, et lapsed nüüd lugege see kevade läbi ja siis arutame, kas mina olen õpetaja, kas ma olen köster või siis keegi teine seal võib-olla. Õpetaja Laur, ka naisõpetaja, kas ma olen õpetaja Laur või ma olen köster. Lapsed arutame järgmine kord. Ma pean ütlema, et minul on olnud see küsimus enda kohta ka muidu mõnikord, kui mina õpetan. Ja sest eks meis on igas ühes õpetajatest mõlemat. Ja kui me võtame selle sama loo, eks ole, selle pilguga, et need samad suhted, kõik see, mis seal on, see on ju tegelikult mitte midagi vanaaegset. Me võime ju arutada kas või näiteks seda, kui me võtame, et seal on millegipärast tõesti esiplaanil kõik on poisid, ainult Teele on, eks ole. Aga kui me keeraks selle nii-öelda ümber tänapäeval, kas siis nende poiste asemel võiksid ka tüdrukud olla samasugust karakterit? Kus on siis see inimese, see on poiss, mis on tüdruk, väga huvitav. Igasugu asju parutada. Või see sama Lible, eks ole. Lible on ju asotsiaalne tüüp, ausalt öeldes. Külajoodik on ju. Aga seal on äkki ta positiivne tegelane või? On ju. Ja kuidas siis niiviisi? Mis moraali me niiviisi õpilastes kasvatame, eks ole? See on vale suhtumine. Ja tõepoolest, väga põnevaid küsimusi, mis viivad hoopis mujale, mitte sellesse, mis kirjanik oli Oskar Luts, millal sündis, millal suri, eks ole, mida ta veel kirjutas, vaid sellesse, mida see meile ütleb, kui me hakkame nüüd selle pilgu läbi vaatama enda ümber, iseendale, oma õpilastele, õpetajatele, teistele inimestele, oma perekonnas või nii edasi. Sest miks on Luts meil esimene? Seesama, mul on pikk nimekiri kirjanikest, kus on siis ka küsitud, kes siis on tuntud ja keda on loetud ja kes on meeldinud. Teate, Luts on ikka esimene või teine. Mis see Lutsu fenomen siis on? Miks see nii on? Miks me peame teda õpetama tõesti ka vene emakeelega lastele Eesti koolis ja võib-olla ka nendele, kes tulevad üpst kaugelt. Mida ta ütleb meile? Miks see Luts meile nii palju ütleb? Võib-olla lihtsalt seda, et ta on hea inimene. Võib-olla lihtsalt seda, et ta näitabki seda, mis on inimeste vahel sellist, mille peale isegi, kui see ei ole alguses võib-olla heaks kiidetav, kui sa selle peale niisuguse mõnusa huumoriga vaatad, siis nagu päike hakkab paistma. Võib-olla seda päikese paistet ta õpetab meil ära tundma. Kas meil seda päikese paistet on ülearu elus või on seda puud? Nende samade laste elus. Ja muidugi, kui me tuleme nüüd juba selle juurde, et iga raamat ka midagi õpetab ja annab meile teada, siis mida me saame teada, kui me loeme tänase lapse pilguga, olgu see vene laps või eesti laps, seda sama raamatut, kas see kõik on endast mõistetav, mis seal on? Kui me ikkagi hakkaks tõsiselt arutama, kus see Narvast tuli see lugu, miks pärast ma täna siia sattusin, et ma seal ütlesin, et vaadake see esimene stseen kohe, kui Arnol on esimene tund, eks ole. Siis on see Toots tal kõrval ja siis see näitab talle mingit asja ja siis selgus, see on jett. Jett. Ja siis ma küsisin Narvas, ma küsin teie käest ka, kes teab, mis asi on jett? Kes teab, mis asi on jett? Ikka mõni teab. See on väga huvitav küsimus. Mis on jett? Miks Eesti lapsed seal koolis õppisid jetti, mis aeg see oli? Kuhu siis see Eesti kool kuulus, mis riik see oli? Mismoodi siis need Eesti lapsed seal selles koolis käisid? Miks nad vene keelt õppisid? Jõuame igasuguste asjade juurde. Või siis see teine lugu, selle parve põhja laskmise lugu, eks ole, jällegi. Kui me arutame seda nüüd, ega see ei ole meile ka praegu nii väga võõras, mis nemad meie õuele, eks ole, siin tulevad. Nii et iseendast on kevade väga paljus ka selline identiteedilugu. Nii et läbi kõikide nende asjade, ja seda võib rääkida igasuguse raamatu puhul,
on võimalik jõuda ikkagi niiviisi selle nagu reaalse kultuuriruumini, et me näeme uuesti neid võimalikke niisuguseid ahaa-hetki ka selles samas väga hästi tuntud vanas loos, sest iga lugu lugedes on ju uus. Me loeme ise ka ju, eks ole, mõnda raamatut võib-olla elus, seal kuskil 3-4, mõnda 10 korda. Ikka näeme midagi uut. Mis aga tähendab seda, et tulles siin nüüd jälle selle, mis Jüri rääkis, koolis ei saa olla mitte mingil juhul, mitte mingil alal, mingis valdkonnas mingit massiproduktsiooni. Põhimõtteliselt ei saa. Iga tund on uus, iga laps on uus, iga õpetaja ja lapse kokkupuude on uus, iga raamat on uus, sest et kogu aeg me avastame ennast, iseendas, avastame oma suhteid, avastame selles raamatus seda ilma ja kui meil seda tunnet ei ole, siis ei toimu tegelikult mingit kultuuri õppimist, tegelikult ei toimu ka kasvatust, kui me tahame, et see oleks ka niisugune sõna kasutaksime ja nii edasi. See sama kohtumine on see kõige tähtsam. Kohtumine läbi raamatu on üks võimalus kohtuda. Ja siis tulemegi selle juurde, millised need raamatud võiksid siis olla. Mida siis veel, sest Lutsust oli siin juba juttu, ma näitan mõningaid, kas ma saan siit edasi, saan. Et mul on siin üks nimekiri. Ja nimekiri nüüd nendest raamatutest, mis selle uuringu järgi siis nagu tulid 15. Mul ei ole siin Koidulat, me ei pannud Koidulat sellepärast sisse, et Koidulast pole kunagi aru saada, kas ta tuntakse isikuna, mütoloogilise isikuna või autorina. Aga nagu te näete, Tammsaare, Luts, Leelo Tungal, Juhan Liiv, Kristjan Jaak Peterson, Ellen Niit, Andrus Kivirähk, Kreutzwald, Under, Vilde, Valver, Runnel, Bornhöö, Kitzberg, Juhan Viiding. Kõik need, keda siin on arv juures, Lutsu teab ja tunneb 96% vastanutest ja on lugenud 92. Tammsaaret 97-92. See on ka muide üks vastus, miks peab koolis seda õpetama ka vene taustaga lastele. Seepärast, et nendest kõikide poolt loetud tekstidest, isegi kui me enam ei mäleta, millal me lugesime, on midagi jäänud meie keelde, meie võrdlustesse, meie arusaamadesse, sellesse, kui me ütleme midagi kellegi kohta, et jälle see Andres ja Pearu, eks ole. Või kuule, Toots, muidugi Toots, ega siis Tootsist võib kõik uskuda. Siis me teame, mis see on, aga need inimesed, kellega me suhtleme ja kes tahavad olla meiega nagu võrdses või ühes kultuuriruumis, nemad tunnevad, et nad nagu ei saa aru. Mul ütles kunagi väga kenasti üks noor vene emakeelega noor daam, kes mind ühele järjekordsele mingisugusele õpetajate kohtumiselt sõidutas tee peal, ütles, ma nüüd tunnen, et ma tõepoolest olen nagu eestlaste hulgas nagu oma, sest kui ma kuulen seda, et kui Arno isaga koolimaja jõudis, siis ma oskan juba lõpetada seda lauset. No see on nüüd märksõnade küsimus, eks ole. Sest kultuur väga palju, suhtlus ja väga palju on märksõnaline. Aga kui me vaatame nüüd millal ja mida, siis siin tulevad muidugi omaette asjad. Seepärast, et jah, kevadet on muidugi küsimus, kas 6. klass, eks ole, või 5. või 7. Aga kui me tuleme Tammsaare juurde, siis minu sügav veendumus on see, et Kõrba ja Peremeest küll ei tohiks panna põhikooli selle kirjandushulka. Sest need on hoopis teised teemad, see on väga tõsine kohtumine nende probleemidega, millega ma loodan väga 14-aastaselt, 15-aastaselt ei ole kohtutud. Mina muide näiteks Tammsaare puhul eelistaksin Põrgupõhjat, mis võib-olla tänapäeva kõnetab ja on arusaadava fantaasiat äratab kõike, mida veel. Ja muidugi, kui me vaatame Liivi, siis ma arvan, et kui me üldse räägime mingisugusest sellisest toomisest selle lugemise ja keele ja kogu selle juurde, siis luule roll on ikkagi täiesti asendamatu. Ma eriti arvan, et just nendele lastele, kes ei ole eesti emakeelega, see uks kõigepealt võib-olla peaks avanema üleüldse läbi luule. Läbi Liivi, võib-olla isegi läbi Alliksaare, läbi kõige selle, mis seda keele niisugust nagu keele mõnu nagu välja toob ja muide minu meelest on kuidagi imelik see, et me ikka veel Kalevipoega soovituskirjanduses õpetame läbi Eno Raua. Kalevipoja võlu ei ole ju mitte selles lühikselt ümber jutustatud sündmustikus, vaid just nimelt selles samas
selles värsis, selles, mis on see eesti keele niisugune nõidus ja võlu ja selle tunnetamine, see on ju see, miks on vaja Kalevipoega õppida ka koolis ja muidugi see lugu sellest üsnagi muide kahemõtteliselt mõistetavast peakangelasest, mille kohta on ju praegu tuhandeid ja tuhandeid meeme, karikatuure ja nii edasi. Ja siis, kui me niiviisi vaatame, siis üldse ongi tähtis, et need tekstid, mida me koolis niiviisi ütleme, et peavad olema õpitud, ongi need tüvitekstid, kus sünnivadki need väga paljud uued seosed, metafoorid ja nii edasi. Sellepärast on tähtis ka see, et me teame, et on väga palju nendest tekstidest ka läinud ju filmidesse. Näete, siin on nüüd kah sellest samast küsitlusest need eesti kirjanduse teosed, millest on filme tehtud ja palju neid nähtud on. Kevad on jälle esikohal. Me näeme, et Kevadet on nii näinud kui lugenud 89%. Järelikult tõesti väärt asi, millest alustada. Aga kui toredaid võimalusi annab see vaadata näiteks filmi ja siis vaadata seda sama kuulsat Arno ja Teele kohtumist seal suure paju all, kuidas see filmis on ja mis tekst seda kirjeldab, mis on sõna, mis on filmivõlu või lasta neid samu noori inimesi teha ise mingeid videosid, koomikseid, kõike. Ühesõnaga, kõik see on võimalik, kui on huvi, kui on põnev endal õpetajal, nii et ka lastel oleks põnev ja nii, et see kõik seostuks teistpidi ka selle eluga, mida me siin tegelikult elame. Ja et tõepoolest tekiks see võimalus, mida kirjandus annab, ka kui vaja ikkagi on, oled väga väsinud, väga läbi, siis sa lihtsalt avad selle ukse kirjandusse ja lihtsalt lähed sellesse ruumi, kus on võimalik olla ilma ruttamata iseendaga, mõtelda, tunda, aru saada. Ja see on peale kõige muuga väga teraapiline. Ka õpetajal. Nii et ma arvan, et see teema on tegelikult väga oluline, et me mõtleksime, ja ma tõin ühe näite, ma mõtleks läbi kogu meie õppekava selle pilguga. Miks me õpetame? Kuhu me tahame jõuda? Missuguse äratundmiseni? Missuguse oskuseni? Missuguse võimekuseni? Ja muide, need samad raamatud, kogu see tüviteksti teema, see ei saa olla kirjandusõpetuse teema ainult. See on ju ajalugu väga palju ajalugu, aga osalt ka, miks mitte geograafia, aga osalt ka miks mitte loodusõpetus. Me võiksime neid sama Tammsaaret õpetada, eks ole, ühiskonnaõpetuses, ajaloos, ma ei tea, kus majanduses, kus veel. Nii et me võiksime selle pilgu vaadata, miks me toome kirjanduse kooli. Mitte selleks, et kirjandustunnis üles vuristada, sündis, suri, kirjutas ja ruttu edasi. Kirjandusel tuleb võtta aega. Isegi see sama, mis ma vaatasin, need nimekirjad, seal on öeldud nii, või see kohus, et seal oli vist 12 teost aastas või midagi sellist. Minu küsitlus näitab, et kogu Eesti elanikkonna hulgas on väga väike osa neid, kes loevad 10 raamatut ja rohkem aastas praegu. Nii et tegelikult anname aega, anname süvenemisaega, ei ole vaja kvantiteeti. Ja siis me saame hoopis teise suhtumise. Nii et ma soovin selleks fantaasiat, usku ja tõesti Jüril on õigus, kuigi tema seda ise ei usu, aga haridus on väga palju usuasi. Kui me koos usume, siis me koos ka suudame. Aitäh! Aitäh teile, Marjo! Väga inspireeriv kõne oli, aga te võite jääda siia poole sellepärast, et meil on tulnud ka mõned küsimused saalist ja vähemalt mina täna otsin üles Oskar Lutsu raamatu, luban, et vähemalt leian seda ja siis hakkame vaatama, mis edasi saab. Ja esimene küsimus kohe on tekkinud nagu põhimõtteliselt ka mitu inimeste poolt on see, et kuidas ma teen teismelisele ja siin nagu seletatakse see sama inimene, kes elabki digimaailmas ja kelle lugemisharjumus on nõrk ja võib-olla olematu, et kuidas ma teen talle selgeks, et lugemine on temale kasulik. Kas teil on mingi nõuanne, et räägitakse, et see ei ole võimalik, et see on võib-olla talle hea, meie saame sellest aru, aga see reaalsuses ei toimi. Mida te soovitaks teha? Mina pean ütlema, et ma olen selline inimene olnud juba ka siis, kui ma õpilane olin, et kui mulle keegi kas seletab, et tee, sest see on sulle kasulik, siis ma nimelt ei teinud. Seepärast, et lähenemine utilitaristlikult, et me loeme alati kasu pärast, ei ole õige.
tuleb leida see nõks, mis teeb selle asja põnevaks, huvitavaks, tuleb tekitada see hetk, kus ta tunneb, et see on hea. Ja muidugi, vaadates seda õpilaste poole pealt, kuna mul endal on lõputu platvorm harjutamiseks ja mõtlemiseks, mul on 9 lapselast. Kõige väiksem on 3. 2 tükki ennast parajasti, üks on 5. ja teine 6. klassis. Ja ma näiteks nägin nende pealt, et nendele mõjus fantastiliselt see, et nad tegid ise näidendi. Mängisid selles näidendis ja neil oli see siis hoopis teine see suhe. Nad tegid seda muidugi Pullerbi lastega, aga miks mitte teha Kevadega? Või miks mitte teha seda, et näiteks anda selline väljakutsuv ülesanne. Näiteks kõik te armastate Harry Potterit, võrrelge Harry Potterit ja Kevadet, eks ole. Või mingi muu selline asi. Ühesõnaga tuleb leida see konks, mis teeb asja põnevaks, huvitavaks, väljakutsuvaks, aga mitte ütled, tee seda, see on kasulik ja siis saad veel hea hinde ka. Et aru saada, ja. Aga te alustasite ka sellest minu meelest, et kui teie praegu kirjutaks, siis kirjutaks sellest samast, aga teistmoodi. Kas siin võiks olla see lahendus nagu põhimõtteliselt, et kas anda võimalus vahepeal lastele lihtsalt lugeda seda, mis talle endale meeldib? Kas see peab olema Oskar Luts? Kas see on nagu kohustuslik? Ei, siin ma rääksin 2 asja. Üks on see on olemas, kui me tahame seda, et meil ei oleks mitte eesti keele kui riigikeele õpe. Et meil oleks eesti keel kui uks eesti kultuuri ja suhtlus eestlaste ja muukeelsete inimeste vahel, siis peab tundma, teatud osa või olema ühist kultuurimälu, teatud ühised märksõnu, ühised kujutlusi ja nii edasi. Ja need samad tüvitekstid seda annavad. Need on need, mida on tõesti vaja. Aga kõik muu on tõesti see, et vastavalt eale ja vastavalt huvidele tõepoolest samas klassis võib olla inimesi, kes juba loevad ise suuri romaane ja on teisi, kes tõepoolest loevad hoopis midagi muud, eks ole. Ja seda kõike peab arvestama. Aga tüviteksti mõte ongi selles, et teatud alus, need nurgakivid selles kultuuriruumis peaksid olema ühiselt paigas. Siin on järgmine küsimus ka, et räägitakse, et Kevad on veel täitsa ok, kirjutatakse juba noorte keeles, täitsa ok. Aga lapsed võib-olla saavad tegelastega sammustada. Aga kui seal nimekirjas olid teised ka kirjanikud ja näiteks loost Meelis ja Tasuja on kaasaegste laste jaoks on juba raskem ennast kehtestada. Miks laste jaoks on raskem? See on ju põnev lugu, kõiki neid filme, kõik nendest šotlastest ja muudelt me vaatame hea meelega ja minu meelest avastada seda, et ka eestlastel on olnud niisugune, see on tegelikult romantiline lugu. Kui ma vaatan seda, mis on see eelistused, miks loetakse raamatuid, siis on see sama romantika, on seal väga-väga esikohal. Seda see on romantiline teos. See ei ole ju tegelikult tõsine, see ei ole iseendast ju mitte ajaloo uuring. Ja lihtsalt seda tuleb sellisena nähagi ja ma usun, et see ei pea kõik lugema, aga see võib olla ikkagi väga paljudel avastus, ka näiteks ajaloo suhtes avastus. Kas te 10. lastelast ei taha? Mina võiks olla... Ma hea meelega loeks teiega, ma lihtsalt sinna siin, et ma arvan, et iga lapse kõrval võiks olla üks Varjo, kes aitab lihtsalt, et natukene rakurst muuta ja et see toimib. Vaadake, õpetajatele siin, kes on kõik õpilased alati omad lapsed. Nii see on ja ma arvan, et see on väga tore, kui õpetaja laps või õpilane või noor või nii edasi koos avastavad midagi, see jääb eluks ajaks mõlemale külge, nii et on väga tore, kui on niisugused hetked olnud. Aitäh teile, kas keegi soovib ka saalist midagi küsida? Et ma tean, et siin on ka inimesed, kes on oma õpikuid kirjutanud, võib-olla ma niimoodi mõtlen, et äkki Verge tahab midagi küsida. Olgu, vabandust, jah. No muidugi, kui keegi küsi, siis meil on olemas Toomas. Ja ma annan ka märku, et Haridusfoorum Tartus 12. detsembril tehisaru ja uued väljakutsed üldharidusele. Kui keegi on huvitatud, siis andke märku, Haridusfoorumi kodulehel on ka olemas ja me saadame laiali ja kutseda, kandke märku ühesõnaga kui muidugi ja siis saatke mulle endale kiri, ma saadan lingi vastu, kuidas registreerud. Aitäh. Teeme nii. Aga veel üks küsimus Toomase poolt. Aitäh, professor Marju Lauristin, et ma tulen tagasi sellele, millest eelmine teema hästi palju kõnetas. Ja tulen sinna juurde, et eelmisel aastal 4. klass hakkas üle minema eestikeelsele haridusele ja tuues nüüd selle lugemise naudingu siia juurde. Kui suur on võimalus või mida peab tegema kool selleks, et need, kes 4. klassis alustasid eestikeelsele haridusele üleminekut, jõuaksid kultuuriruumi tajumisele mingilgi määral, sest nad ju kohe õpivad ju õppeained ka eesti keeles. Kas on üldse teie hinnangul võimalik või millised on need eeltingimused, mis selleks peab olema täidetud, et seda võimaldada nendele noortele?
see, ma arvan, see on küsimus, millele ilmselt igaüks peab vastama ise, kui ta puutub selle olukorraga kokku. Sest mida mina võin öelda, ainult on see, mida mina näeks, mida mina teeksin, eks ole. Ja minu jaoks muidu siin on üks suur küsimärk ja ma ei ole pedagoog, aga kui ma vaatan siin kas või Hiiele otsa, kes praegu siia poole vaatab, kellega me koos kunagi alustasime seda sama mitmekultuurilist haridust koos Vassiltšenkoga, selle õppimist nii edasi, siis meil oli ikkagi selline moment väga tähtis ja seda on ka Peeter Torop, kes on ju tegelenud selle asjaga rõhutanud, et ikkagi kultuuriõppe väga palju on tõlkima õppe. Me ei saa unustada ära, et kui inimesel on teine emakeel, siis ta mõtleb tehes emakeeles. Ja seesama kultuuride vaheline tõlge on ikka kogu aeg vajalik. Ja alguses võib-olla on seda tõlkimist rohkem vaja ja seks on need abiõpetajad ja kõik, aga võtame kirjanduse. Siis kui oli see, millest Jüri rääkis nii sarkastiliselt ja tõesti oli jama ikka küll selle gümnaasiumis sellega. Aga kui see tehti niiviisi, et enne ei olnud seda, võiks öelda, semiootilist analüüsi. Kuidas alustada seda eesti kirjanduse õpetamist lastele, kes 9. klassist välja tulles olid juba lugenud Puškinit ja Dostojevskit emakeeles? Kas tasus seda alustada selles, et õppisid samustki Koit ja Hjamarik. Ja see ei olnud väga hästi läbi mõeldud. Tähendab, see on ikka küsimus, kuidas me tegelikult tekitame selle nii-öelda siselises inimeses ikkagi kaks kultuursusi. Ja ma arvan, et see on võti. Ja see on konkreetne igaühe puhul, igas klassis. Aitäh! Kui küsimusi veel ei ole, siis teeme suure aplausi Marju Lauristin.